tšauki, oleme taas plaanitsal, mis siis vahepeal suht palju trenni tehtud, Norras oldud, midagi väga põnevat pole juhtunud. Nüüd siis aeg jälle Kesk-Euroopa, nädala lõpetab siis suve GP Villachis, et osaleme ainult viimasel 2 etapil. Praegu siis plaanime siin hüpata ja hüppetöös timmida ning vaatab, kuidas läheb. Näeme peagi, tšau! Oleme siin Villachis puhkusel, basseinid, värgid, soojad ilmad lõpuks. Õhtul on siis ametlik treening ja PCR, nii et väike valmistus selleks ja ma ei tea, ütleme, et igast pulli on ka juhtunud ürituste mõõtmiste ja asjadega, siin on päris palju jama, nii et aga nagu ikka suve alguses kõik on siuke ebastabiilne. Kõigil on veits teadmatus, aga ma arvan, et see jookseb paika ja üritab võistlustele keskenduda, nii et ma ei tea, näeme mäel siis. Miksi. Banaani on kierra. I was like 99.9999% sure that you're gonna say this. Jõudsin mäele siis, praegu on soojendus käsil, ilm on mega palav, pole ammu nii palav olnud, nii et on näiteks siuke keerulisem, aga jah, kohe läheb hüppamiseks ja loodetavasti siis väga mäda ei pane, nii et praegu on siuksed hüpped on siuksed nii naa, nii et proovin ilusad hüpped teha ja siis vaatab seda läheb, nii et tšau praegu. What do you think, Ivar? I think it's very nice weather here. And Christian's performance today? It's so. It's too early. I think he liked most the winter time, and I think summer is too hot for him. First jump in the hill. What do you think? Panin meeletult hilja, saaks otsale pihta, siis oleks okei. Üks hüpe veel ja siis PCR, nii et vaatab, mis saab. Vaatab on uus päev. Täna väga ei tundnud midagi siit, nii et läheb teha nüüd mõned intervallid ja siis homme õhtul juba võistlus, nii et tšau praegu. Pühapäevane päev, teine võistluspäev ja ega eilsest midagi väga palju rääkida ei ole. Hüpped on vähe kõverad ja selles mõttes, et ka seal kohtade mõttes ka suht kuskil taga, aga selles mõttes suusasõit ei olnud kõige hullem, ma arvasin seda, et keha on nagu veits väsinud treeningutes. Proovib uuesti täna ja mis seal muud ikka. Tšau! Lõpus päev nii, et sain disklahvi endale üllatuseks saapa kõrgusega ja tegelikult kui pärast tuldi üle mõõtma seda, siis oli kõik määrustepärane. Andsime protesti, aga seda ei rahuldatud, kuna ma võtsin saapad juba sealt ruumist kaasa ja selles mõttes nad enam ei võta seda ära, aga seda disklahvi, aga mis seal ikka. Kahju, et muidugi rullitada ei saa, et selles mõttes äge oleks võistelda veel, aga jah, mis seal ikka. Väike update siis, millegi pärast olen Frankfurdis praegu, mitte Tallinnas. Jäeti meie lend ära, istusime juba lennukis, pidime otse lendama Münchenist Tallinna ja siis öeldi, et lennuk ei lähe, kuna seal oli mingi istmega mingi probleem, iste oli katki lennukis ja mingi suht arusaamatu olukord ja siis nüüd lendamegi läbi Frankfurti Tallinnaga, nüüd Frankfurtis on 7 tundi ootamist, nii et tuleb põnev. Pidime vist muidu mingi enne 1 jõudma päeval ja nüüd jõuame enne 1 öösel, nii et tundub põnev. Ja pressikas jäi ka ära, nii et seal lükkub edasi, nii on elu. Jõudsime siia laua juurde või värava juurde, siis öeldi, et lend on üle bookitud ja 2 tükki peavad välja jääma, et kes tahavad, siis saavad kompensatsiooni, nii et ma ei tea, peaks minema raunama. Ei lähe või? Saaksime mingi 1,5 päevase tripi Münchenist Tallinna, nii et vist lähme. Ma loodan. Vist saime peale, jah. Ei saanud. Ma ennem ei usu, kui ma Tallinnas maandun. Sa tead seda? Ei teadnud. Ei teadnud. Vahepeal on toredad asju ka elus, on jah? Vahepeal on enne ka. Tere hommikust, kell on 11:30 ja natukene, veits rohkem kui natuke aega tagasi ärkasime, aga ma ei tea, mis me jõudsime 3:30 koju alla, see 3:30 või midagi siukest, nii et see oli crazy trip ja loodetavasti siukest jama enam ei tule, aga suusad on ikka kuskil reisul veel, nii et eks need ka tulevad kunagi. Muidu mõnna, tellisime ees pannakaid ja naudime hommikut ja siis kunagi veel trenni ja siis juba vist uued tegevused. Näeme juba hetkel pärast. Tšau! Mis plaanis on?
jooks kaua? 1,5 tundi. Tulime suht õhtu jooksmisest. Siin reis läks varu pikaks ja siis magasime suht pikalt täna ja siis ei olnud väga jõudu midagi teha, siis kodusin veitsin. Suht mõnus õhtu ka, nii et rullime vaikselt siin ringi. Ja ta on tõsi küll, et esimesed kilomeetrid on alati nii rasked, aga praegu on see, mida rohkem seda paremaks läheb. Oi, võta. Äge. Kuni Tartusse välja niimoodi, et me ei vänta. 24.5, 2 tundi peaaegu tehtud. Plaanis ei olnud, aga kuidagi suht mõnusaks läks lõpus, nii et tegime veits pikemalt pessu ja väike sööke tutt ja thanks kompaniist, Karmen. Juhan Liiv on öelnud, et kes minevikku ei mäleta, see elab tulevikuta. Sportlastele on ka hästi oluline analüüsida oma eelmist hooaega. Tegelikult ega see hooaja algus oli keeruline, et just hüppemäel. Mõned paar üksikut head hüpet oli, aga üldiselt oli ikka keeruline. Ja nagu ma olen siin varem ka öelnud, siis tegelikult suusasõit oli see, mis tihtipeale hädast välja aitas, et see oli nagu alati nagu pigem positiivne, mida kaasa võtta võistlustelt, aga loomulikult, kui su tugevam külg ikkagi lonkab päris tugevalt, siis on raske seal väga kõrgeid kohti oodata. Ramsose oli veel viimane piis karikasse, kui veel oma varustusega ei saanudki võistelda, nii et kui sa tahad murdmast paremaks saada, siis tuleb kuskilt ampsata ja loomulikult me ei taha seda, et hüpped ära kukuks, aga paraku see ala on selline ja inimkeha on selline, et kahte vastandlikku ala koos arendada on väga keeruline. Tahaks, et keha oleks värskem ja parem tunne ja hüppemehel veel asjad sujuksid paremini, aga tuleb lihtsalt hoida nagu kainet pead ja kui usaldad, et liigume selles rütmis, mis me tahame, siis tegelikult ma arvan, et talveks on asjad okeid ja ise olen natukene käkerdanud ja pole ka võib-olla kõige soodsamad olud olnud väga heaks tulemuseks, aga jah, loodetavasti see on nüüd aasta, kus suudan seal vigade parandused teha ja selles mõttes ma loodan, et kõik sujub talvel ja igal juhul enda poolt annan kõik nagu alati. Maailmakarika etapiga on selles mõttes hästi, et kuupäevad on paigas, 9 kuni 11 veebruar 2024 on need kuupäevad, kui Otepääle saab tulla maailma parimaid kahevõistlejaid vaatama.